Mina olen Zoomer Kris. Ja mina olen Millennial Artjom. Ja meie oleme Millennials. Tänases videos uurime me Eesti inimeste käest, mis vandenõuteooriaid nemad usuvad. Kas maa on lapik, kas maa on sõõrik ja kas maa on üldse olemas? Maa on sõõrik. Ja, maa on sõõrik. Igal juhul me kogusime väga huvitavaid vastuseid. Lähme videosse. Mul on selline küsimus. Kas on mõni vandenõuteooria, mida sa usud? Et elu on simulatsioon. Oh my god, räägi sellest lähemalt. Et selline teooria on siis see, et kui tulevikus on piisavalt tugevad arvutid, et simulatsioone siis päris elust, et siis miks ei ole meie simulatsioonis praegu. Ja sel pole väga viisi, kuidas seda tõestada ega ümber lükata praegu. See on... Wow! See on suht crazy ja mul meeldib ka see, et vandenõuteooriat on väga raske nagu on the spot rääkima hakata, see olema nagu, seal on mingisugused teatud punktid meeles, vaata, mida öelda, sest muidu seal ongi see, tegelikult tuleb niimoodi välja, see nagu võib-olla natuke lihtsalt nagu midagi ümberkaudselt räägid. Et see on nagu suht on the spot on väga raske nagu öelda, et mingid... Tulistab, aga samas nagu... Jah, ma kohe ütlen ausalt välja, mina ei usu, et elu on simulatsioon, aga tal on tegelikult väga valid point. Seesama teema, et arvutid muutuvad järjest võimsamaks ja praegu me ju näeme neid mingi virtuaalmaailmasid, kus sa paned prillid peale, veel ei ole, näeb ikka veel nagu arvutimäng välja, aga see minu meelest see ei ole üldse välistatav, et paari aasta pärast võib see arvutimäng olla niivõrd reaalne, et see reaalsuse virtuaaltaju ja see piir kaob ära ja ma kujutan ette, et võib-olla sa võidki sünnitada inimesi otse virtuaalmaailma ja siis nagu sünnivad klapid peas nii-öelda. Et okei, see läheb väga käest. Aga kas tema päris last virtuaalmaailmas nagu? No põhimõtteliselt jah. See on crazy tegelikult. Et põhimõtteliselt sa kasvad, sünnitad endale orjasid virtuaalmaailma. Orjasid? Kuidas sa tööd seal videoid monteerivad sulle? Et ei, see on väga huvitav asjade käik. Ilmselgelt praegu ma ikkagi usun, et ma olen päris, sina ka. Ja see maailm meie ümber on päris, aga see on väga huvitav lähenemine tema puhul. Selles mõttes mingi ivada jutus on. No vandenõuteooriaid, ma arvan, et siin viimastel aastatel just on väga palju tekkinud erinevaid. Ma ei ütleks, et ma nüüd usun mingit vandenõuteooriat, et mul on ikkagi kuidagi see mentaliteet, et oma silm on kuningas, et tahaks ikkagi ise ära näha enne mingisuguse asja, kui uskuda neid jutte, mis millegi kohta liiguvad. Väga õige võiteine. Väga aus. See ongi, et samas on ka sellega nagu üks asi, et kõike sa ei saa ise oma silmaga näha, siis keda sa siis, kui keegi ütleb, siis keda sa usud? See ongi, tegelikult see on väga suur vastuolu selles mõttes, et peavoolu meedia räägib ju sulle ka mingeid asju, aga sa ei ole seda oma silmaga näinud. Et jällegi küsimus, et keda ma nagu usun siis, on ju? Jah, et nagu samas sa ei saa, kui sul on kõik asjad maailmas, mida sa pead oma silmaga nägema, et uskuda, siis tegelikult see väga väike asi, mida sa usud. See silmaring on väga väike tõesti. Aga jah, et no samas point on õige, et ise pead nagu selle otsuseni jõudma, et kas on õige või mitte, aga keda sa sealt kus sa infot võtad on, ma ei tea. See ongi, see on nii keeruline maailm, täpselt samamoodi, et kui me räägime mingi propagandast, on ju, inimesed, kes elavad propaganda keskel, nad ei saa aru sellest, et nad on propagandas. Et tihtipeale räägitakse, et inimesed, kes elavad Põhja-Koreas, et nad ei näegi maailma teistmoodi, et meie siin kõrvalt naerame nende üle täiesti haige, mida nemad usuvad ja mida neile näidatakse. Ja samamoodi meil siin suur naaber, on ju, suur naaberriik, et aga samas nagu inimesed tihtipeale ei mõtle ka selle peale, et aga äkki ka meile vahepeal ei räägita päris kõike nii, nagu need asjad on ja meile räägitakse, et just kui meie oleme siin kõige targemad ja teistes riikides on reits propaganda, aga meile laotatakse uudiseid kõige ausamas võtmes, on ju. Täpselt samamoodi, me oleme ka inimesed selle mõjutatud inimesed selle meedia keskel ja ka meie tegelikult 100% ei tea, kas kõik, mis meediasse jõuab, vastab ikkagi tõele nii, nagu seda meile esitletakse. Все верят, что если на поцелуешься, то в русском поверье, это в течение года ты найдешь мужчину, и он тебе сделает предложение. У меня, в принципе, мать, так можно сказать, поженилась. Она своего будущего моего отца. Так они встретились. Он сам был из Владивостока, а сама она эстонка. А мама сказала, кого она поцеловала?
Nii kõver, Нет. nii kõver. Oh my god. Ma üritasin teda konksu otsa saada. Appi kui hea see oli. Ei, aga kusjuures ma kuulsin sellest, noh, ma ei nimetaks seda vandenõuks, pigem mingi linnalegend, aga ma kuulsin sellest esimest korda ja see on päris lahe asi. Sa ei kuulnud sellest varem? Ei, mitte kunagi. et jah, et naised, kes te tahate siis meele saada, minge Muuseumäe otsa ja suudelge keda iganes, nagu te näete, see ei pea olema teie tulevane abikaasa, aga kui te suudlete kedagi seal, siis arvestage, et tulevane abikaasa tuleb aasta jooksul. Oota, aga meeste puhul see ei tööta siis? Ja ma saan aru, et jah, see töötab ainult naiste puhul. Aga noh, jah, GG mehed siis. Ma ei tea, vahepeal tundub küll, et ma olen lapik nagu selles mõttes sõpradega rääkides, aga ei ütleks, et väga selline... Peale mitmendat õlle see sul tundub. No selline sõltub, kas pool või 3/4, et tavaliselt on põnev ikka poole pealt jätkata sellega, aga noh, see sõltub päevast, vaata. Okay. Aga ühesõnaga sa ikka veits usud, et ma olen lapik? Sõltub päevast muidugi. Jah, ma arvan küll. Ühesõnaga see on teooria, millele sa oled mõelnud. No, selles mõttes, et ma olen ka selle peale mõelnud, aga ma siiski lähtun faktides, mida me oleme koolis õppinud. Kuigi ei tea, võib-olla see on ka mingi propagandasüsteem ja mis iganes, aga ei. Ma siiski lähtun faktidest, mis ma koolis õppinud, füüsikast, geograafiast ja mulle tundub, et kõik, mis me oleme koolist õppinud, on väga loogiliselt ära seletatud. Kusjuures, tead, kuidas mulle esimeses klassis klassijuhataja ära tõestas, et ma on ümmargune või? Nii. Tervitasid minu klassijuhatajale siis algklassides. Ta võttis kriidi. Tol korral oli tal käes vetsupaberirull. Okay. Ja ta küsimus oli selline, et miks, kui me vaatame horisonti mere peale, siis alguses me näeme laevast ainult neid korstnaid, siis näeme seda keskmist korrust ja siis näeme laeva üleni, et ta nagu järjest hakkab paistma ülevalt otsast. Ja ta pani kriidi siia selle ümara, ühesõnaga selle vetsupaberi taha ja siis ta hakkas kriiti niimoodi järjest tõstma. Kõik praegu, kes lameda maad võrdused. Ei, siis on ju loogiline, et mida sa lähemale sa jõuad see keskpunkti, seda rohkem laev hakkab paistma, kui sa seda siit vaatad. Äkki see, et nagu terve eksistents oli nagu tehtud lihtsalt mitte milleski. Noh, et lihtsalt mingi suur pauk käis kuskilt tühjast august ja siis korraga oli nagu okei. Suur pauk tühjast august. Ma olen nii rikutud mõistusega. See lihtsalt see sõna, see on aga nii naljakas, et väljend lihtsalt suur pauk tühjast august. Okei, nii, nüüd on planeedid, gaas, kõik see on ju. No see on nagu, pole loogiline, ma ei usu. Aga kas sul on ka nagu mingi endal loogiline seletus, kuidas see kõik tekkis? Ma ei tea, ma usun Jumalasse. Ma tean, et nagu, et alguses nagu Jumal ütles, et okei, ma teen selle planeedi, on ju, ja ma teen kõik asjad nii nagu vaja, on ju. Ja siis põhimõtteliselt nägi, et okei, see oli hea. Siis tegi, on ju, valguse, nägi, et see oli hea, siis ta lahutas selle pimedusest ja siis niimoodi edasi. Väga huvitav. On tõesti huvitav, et selles mõttes, et see suure paugu teooria jällegi on meie jaoks loogiliselt ära seletatud, aga küsimus on selles, et mitte kedagi ei elanud sel ajal, kui see suur pauk käis, on ju, oma silmaga pole näinud. Ma ei usu. Et ma üldse ei oska mitte midagi uskuda, et kuidas see maailm tekkis või veel vähem loogiliselt ära seletada. Kui sa usud Jumalat, ka väga aus, igaüks siin maailmas võiks midagi uskuda. Uskumine on üleüldse siuke edasiviiv jõud, ma ütleks. Jaa,
Väga lahe, davai, räägi. Ma kuskilt, no see on nii nõme, ma kuskilt lugesin või olid isegi mingid pildid, no need on kindlasti edititud, aga et Titanicu fraki peal on M-täht, ehk siis see peaks olema olümpiku frakk seal, sest Titanic ei saanud õigeaegselt valmis. Selline teooria, et see ei saanud õigeaegselt valmis. Jah, ja saadeti teine ära parandatud laev teele, mis tõttu see ka nii kergesti purunes. Sa tead seda teooriat või? Titanic kohta ma väga ei tea vandenõusid. Ma olin kunagi ilge Titanicu fänn, sa ei kujuta ette ka, mitte selle filmi, mitte selle armastusloo, aga just nimelt selle laeva ja tehnilise saavutuse fänn ja see nägi kõik nii uhke ja äge välja. Ja ma olen lugenud selle teooria kohta ja nii palju, kui mina olen sellest aru saanud, siis seal oli mingi kindlustuse case, et see vanem laev oli kindlustatud ja nad tahtsid ja ta oli eelnevalt vist osalenud mingisuguses laevaõnnetuses, mis oli seda laeva päris mõnusalt retsinud ja selleks, et sellest et ilmselt siis nagu müügiväärtus laeval langes ja selleks, et saada nii-öelda kogu raha tagasi, siis see laev uputati ja saadi kindlustusrahades siis kogu laeva väärtus nii-öelda või midagi sellist. Okay. Või ilmselt mitte müügiväärtus ei langenud, aga lihtsalt keegi ei oleks tahtnud seda osta, sest kõik teavad, et see laev osales mingis laevaõnnetuses. Mingi siuke teooria. Ja siis nagu vahetati laevadel need nimed või värviti üle. Titanic muutus Olympikuks ja Olympik muutus Titanikuks. Ühesõnaga mingi siuke teooria. Ma võib-olla seletasin seda segaselt, sest ma kuulsin sellest väga-väga ammu, aga ühesõnaga mingi selline case. Jah. Aga äkki siis siinkohas võiks kommenteerida. Kommenteerige, mina ütleksin, et titaanide heitlus. Kirjutage titaanide heitlus. Kommenteerige titaanide heitlus, kui teile see video meeldib. Pigem mitte. Kõik, mis meedia ette söödab, see vastab tõele? Ei, seda ka mitte. Seega te ju usute mingid alternatiivsed versioone? Ma ei tea üldse, mida ma usun või mida mitte. See on see, et... See on nii riiv, tänapäeva lihtsalt sa ei tea enam, ma ei tea lihtsalt. Kas on tõsi või ei ole tõsi, kas seda mõeldi, ja eriti vaata TikToki sotsiaalmeedias, et kas see on päris beef või see on lavastatud beef? Ja. Sa ei tea, mida uskuda, nii palju infot on, nüüd tuleb mingi AI-ga peale nagu. Jaa, inimesed on nii targaks saanud ka ja nad kasutavad mingeid, ma ei tea, skandaale ja beef ära, et teha sellega PR-i, teha sellega reklaame ja tegelikult ongi tänapäeva maailmas on nii raske uskuda midagi. Reaalselt on nii raske, sa pead nii palju fact-check'e tegema enne kuni sa saad nagu mingi otsuse teha üldse. Hashtag hakkame uuesti raamatuid lugema. Läheme usuma ainult raamatuid. Ajalooraamatuid või? Kas sa tead, et ajalugu kirjutasid võitjad? Jaa, seda ma just... Ma ei taha siin maailmas elada enam! Mul on jumalat vaja. Okei, lähme edasi. Ei ole? Я не очень люблю конспирологию, больше придерживаюсь фактов, но бывают места, в которых факты недоступны. Там есть такая конспирология, что в Эстонии, допустим, 5 семей держат Эстонию. И одна семья за деньги, у нее в руках деньги, там другая еще что-то, там малый бизнес, там большой бизнес, такое, с чего они собирают для себя достаток. Насколько это правдиво, не знаю. Вот это вот конспирология, которая, мне кажется, на 70% имеет место быть, судя по тому, что происходит. 5 семей с определенными фамилиями держат всю Эстонию. В партии, в парламент, их коллеги, школьники, друзья, там, братья, сватья, такое вот все. See on huvitav selle pealt, et tegelikult see ei ole ainult Eesti nagu teooria, see tegelikult on ju see ka, kogu maailm, jah. Et maailma valitsevad mingi 5 rikast perekonda, Rothschildid või kes need olid täpselt, ja nii edasi, et tegelikult nagu see on teooria, aga kui sa mõtleme kõik loogiliselt, kui sa oled maailmas niivõrd rikas, siis tegelikult sul on nii suur võim, sest raha valitseb maailma. Su haare on nii suur. Sa saad kõike osta, kõike mõjutada,
nagu kõik tahavad raha, isegi riigid vajavad raha, nii et kui sul on rohkem raha kui riigil äkki on või riikidel juba rahad, siis nagu sa saad kontrollida maailma nagu, ehk siis noh. Tõsi ta on. Kas Eestis on 5 pere, kes valitsevad? Ma ütleks pigem ei, sest Eesti ju poliitika on väga palju mõjutat, väga palju kuuletuv Euroopale ja me tegelikult sõltume teiste riikide otsustest. Aga seda on küll Eestis, et kuna meie ring on niivõrd väike, siis ikkagi sinna ringi sisse murda ei ole lihtne, sest need kõik tunnevad kõiki ja kõik on sul põhimõtteliselt ühe telefoni kaugusel. Ja Eesti on nii väike, kõik on mingi pereliikmed ja kõik on sugulased. Aga tule siia siis parlamenti meile sugulane. Tule. Just, et see onupoja poliitika, selles mõttes 5 perekonda, et meid ongi Eestis nii vähe. 5 perekonda. Jah, täpselt. Olemegi kõik sugulased ja nii edasi. Aga jällegi, tulles tagasi, et ega suures maailmas mastaabis on ju ka, et kui sa oled rikas, kui sul on piisavalt võimu, siis on ilmselgelt ka sinu perekond rikas ja ilmselgelt te mõjutate maailma ja teie haare on laiem kui tavainimestel, kellel ei ole nii palju jõukust. Kallid sõbrad, aga selline sai meie tänane vandenõu video. Väga põnev oli arutada koos Eesti inimestega erinevaid asju, mida nemad usuvad. Ja kui teile video meeldis, oli põnev, siis pange like, subscribe kindlasti. Ja ärge unustage followda meid igal pool sotsiaalmeedias, meil on siin descriptionis kõik all kirjas. Meil on praegu hästi olulised Instagramid, Kris Poiss, Artjom Savitski, pange seal kindlasti follow. Ja näeme juba järgmisel kolmapäeval. Me olime Millennials. Ciao, Blau. Ciao.